Aasta 2025 on meile kõigile kahtlemata erinev. Ärimees Urmas Sõõrumaale läks see kohati päris tormiliseks kätte ära. Me vaatame aastale tagasi tema jaoks märgilises Golden Gate'i hoones ja muide, Urmas Sõõrumaa on üks neid inimesi, kellele meeldib ka koos koeraga tööl käia. Kas see Golden Gate, kus me praegu oleme, on viimane teile kuuluv hoone, mis Tallinnas valmis sai? Jah, see on viimane ja see sai sellel suvel valmis, aga jah, see on viimane. Ja kui me siit aknast nüüd välja vaatame, siis see on see, mille puhul ma saaksin küsida, et kas see on see tulevik, kas see on see, mille nimel töötatakse? See näitab seda, et Rotermann ei saa kunagi valmis ja Tallinn ka ei saa kunagi valmis. Et jah, töö käib nii, nagu ta kogu aeg on minu puhul käinud, olenemata aegadest, olenemata tihtipeale ka keerulistest olukordadest, aga kuna see asub lihtsalt nii hea koha peal, siis ei olegi teist varianti, kui lihtsalt ehitada ja teha. Ja õnneks on ka kellel ehitada. Kas hea koha peal ainult sellepärast, et see on Tallinna kesklinnas, et see on sadama läheduses või hea koha peal ka sellepärast, et see on hea auraga koht? No see aura teema on nüüd natuke teine teema. Sellest ma võin ka rääkida, aga kinnisvara kohta, kui mina alustasin oma kinnisvaraalast tegevust aastal 2001, siis ma kuskilt lugesin, et kinnisvara on heaks arendamiseks on 3 tingimust vajalik. On asukoht ja asukoht. Ja kuna ma oma 25 aastaga nüüd olen suht kohta roheline ikkagi ka selles valdkonnas, siis see on mitu korda õigustanud see asukoht. Ja tõepoolest Tallinna sadama ja vana linna vahelisel alal see on see Eesti kuldne miil või kuldne liin. Siia jätkub inimesi igaks päevaks, argipäevaks, talveks, suveks, igaks päevaks, aga mitte igale poole Eestisse. Kui juba siit 100 meetrit eemale minna, siis teisipäeva, kolmapäeva õhtul on tühjus. Kahjuks Eestis on vähe inimesi. Urmas Sõõrumaa, kas aasta 2025, mis meil kohe läbi sai, on teile hea aasta olnud? Ma arvan küll, et on hea aasta. Et minul ei ole küll mitte millegi üle nuriseda. Et kui ma nuriseda tahan, siis ma loomulikult seda võin alati teha, aga minu iseloom kipub sinna natukene takistusi looma või pidurit tõmbama, aga ma ei tahagi seda teha. No see oli aasta, kus te pistite oma nina korraks ka päris suurde poliitikasse. No kuidas tundus? Äge. Minu eesmärk oli see, et minu iseloomu omadus on see, et otsida alati seda ühist osa, seda paremat, seda ka väljastpoolt vastupeegeldavat naeratust ja siis see ühiskond on kahjuks selline, et me valime endale juhid ja hakkame kohe järgmine päev kiruma neid. Kui ma nüüd selle asja sees olin, siis ma sain aru, et kuni valimispäeva õhtuni 9:30, siis, või mis kella need valmis 8 vist olid need lahti. 7:45 olid kõik veel valimisjaoskonna ukse taga ja pakkusid präänikut ja lootsid veel ühe hääle juurde saada. Aga kell 10 ei rääkinud valijast enam keegi midagi. Siis hakkasid oma isiklikud agendad, isiklikud plaanid, kellega kuidas stiili teha, kes sooja koha saab, kuidas me Riigikogu valimistel välja näime ja nii edasi. Ja tõepoolest ma sain päris lähedalt tunda seda kogemust, et kui kauge on see poliitika, tänapäeva poliitika päris valijast. Mitte kedagi ei huvita täna. Tegelikult. Üks inimene, kes teid tunneb, ütles, kui ta kuulis, et ma tulen teiega aastalõppu intervjuud tegema, ütles selle suvise poliitikas käigu kohta, et Urmas on ju selline inimene, et kui ta näeb, et kusagil oleks vaja midagi paremaks teha, siis ta tahaks ju minna ja kohe aidata.
Kas te uskusite tõesti, et poliitikat on võimalik aidata paremaks teha? No eks igasuguse tegemisega on võimalik aidata ja ma arvan, et ma varakevadel kohtusin seal 30-40 Eesti erineva ettevõtjaga, pidasime ükest ümarlauda, kõik aselinnapead käisid nagu kukulinnud seal meiega suhtlemas, rääkimas, noh, kuna oli valimised olid ka tulemas, ja siis ma koostasime sellise väikese programmi, et mida võiks linna juhtimisel arvestada ja mulle tundub, et üht-teist võeti arvesse ka, kas või ettevõtlustausta ja kogemusega Peeter Raudsepp täna Tallinna linnapeana, ma arvan, et on üks märk sellest, et ta mõtleb natukene teistmoodi kui tüüpiline poliitik. Ja kui ma vaatan kas või siis abilinnapeade kohti, et endise 8 asemel on neid 6 ja eraldi on rõhutatud siis Tiit Teriku alluvuses planeerimine iseenesest, aga ka investeeringud ja linnavara. Et kuna linnal on üle 2 miljardi, 2 ja 2,5 miljardit vara ja see toob linna eelarvesse ainult mõni protsent, siis see on häbiväärselt vähe. Ettevõtja tavaliselt nii ei mõtle, aga kuna tänane linn on seda ka rõhutanud, et see vajab ülevaatamist, siis ma arvan, et see on osalt ka minu ponnistuse tulemus, et mõned asjad on täna juba teistmoodi laual. Nii et praegune linnapea on teie arvates hea valik? Mina arvan küll. Aga natukene nagu on kahju on sellest, et mitte ükski opositsiooni pool ei soovinud talle päriselt õnne või andnud talle natukene aega adra seadmiseks. Kõik hakkasid kohe torisema, kellele käpiknukk ja kellele ütleme ilma igasuguste võimalusteta tegija ja nii edasi, et aga ma arvan, et see on hea valik, see on väike muutus. See on väike muutus selle poole, et ma arvan, et Peeter Raudsepp ei hakka spetsiaalselt liiklusmärkidega pilti tegema, et oma kohta järgmisel korral seal hoida. Olenemata sellest, et ta astus Isamaasse kui poliitik. Kas sellel valimisperioodil, mille te ju aktiivselt, nagu ma aru saan, lausa tänavatööd tees kaasa tegite, et kas teie saite aru, mida inimesed tegelikult poliitikutelt ootavad, mida Tallinna inimesed tahavad? Inimesed tahavad suhtlemist. Inimesed tahavad suhtlemist, tagasisidet, selgitust ja nii edasi. Ja kui me vaatame see, millega täna tegelikult rahul ei olda, siis see jääb kõik tegelikult suhtlemise taha. Teatud mõttes arrogantsuse, suhtlemine, tagasiside, küsimine, nagu omane tundumine ja nii edasi, et selle taha jääb. Kui te suvel olite hetkeks Tallinna linnapea kandidaat, kas te nüüd takkajärgi mõeldes olete aru saanud, et miks poliitikud teid niimoodi välja käisid või mis küsimus sellega lahendati või oli see võimukriis üldse mõttekas või mis mäng see oli? Noh, eks see kriis oli sinna sisse istutatud juba. See, kui minu meelest 4 erinevat erakonda siis jagasid seal linnapea või aselinnapeade kohti ja nõunike kohti, et kõigil oleks nagu hea ja soe olla. Fakt on see, et kui valimised hakkavad tulema, siis neil on kõigil ju omad huvid ja see vastuolu on seal tekkimas. Et ma tõepoolest vaatasin võimalust, et selleks lühikeseks ajaks, see oli ju 3-4 kuud heal juhul, et on võimalik tegelikult näidata, et linna on võimalik ka teistmoodi juhtida. Et ei pea olema see ainult, ütleme, poliitiline nägu, vaid ka praktiline elu võib domineerida. Aga ja astusin selle sammu ise tagasi teatavatel põhjustel, sest et ma ei saa olla siis see nõndanimetatud PEP, et kõik kolmandad isikud ütleme, muutuvad toksiliseks ja saavad minu pärast kahju tunda. Et ma lihtsalt ei soovinud seda. See jätab hästi pessimistliku mulje, et kui me nüüd nagu poliitikutele mõtleme, et siis
ei olegi nagu millelegi panustada, aga samas poliitikud juhivad ühiskonda. Kas teil mõni hea kogemus ka oli või? Kas teil on mõni poliitik, kelle puhul te teate, et ta päriselt tahab kas Tallinna elu, Eesti elu paremaks muuta, selline missioon või on see täiesti kadunud uue põlvkonna noorte poliitikute puhul? Ega ma ei arva, et ükski poliitik ei taha Tallinna elu paremaks muuta. Eks nad kõik omamoodi tahavad. Aga lihtsalt, kui sul on see enda arusaam ja sa ei ole valmis seda teistega jagama ja teistega ühisosa otsima, no siis see jääb ainult üheks osaks, sest ega kogu rahvast saab ju juhtida ikka sellega, et sa ikka leiad selle ühisosa ja proovid seda ellu viia. Et ega ma ei arva, et jah, nad on pahatahtlikud, et nad ei taha tegelikult Tallinna juhtida. Nad tahavad, aga nagu ma ennem ütlesin, et valimistel nad lubavad ühte asja, aga nii kui nad koha peale saavad, siis reeglina hakatakse mõtlema kohe sellest, nagu praegult ka ju näha on, et kuidas mina näen välja 2027 Riigikogu valimistel ja hakkad oma tegevusi kõike nagu sellest lähtuvalt tegema. Selle suvise poliitkeissi kõige suuremaks süüdlaseks peetakse Pärtel-Peeter Peret. Kuidas teie temasse suhtute? Mis ma ütleme, tore inimene jah, aga eks ta natuke sattus sinna jah, nagu natuke õhinaga sinna nagu poliittuulte keerisesse natukene. Et eks ta on seda ise vist kommenteerinud ka natukene ja haritud tore inimene, saanud hea hariduse minu meelest Rootsis lausa linnakeskkonna juhtimisalal ja nii edasi, aga seda ei saa üksinda ellu viia, seda saab koos ellu viia, mis tema peas ja teadmistes on. Me vaatasime siin aknast välja teie tulevikuarenduse peale, aga kuidas teie oma ettevõtetel tervikuna eelmisel aastal läks? Oli see teile hea aasta? Ma arvan küll, et hea aasta. Kõigepealt, nagu me ütlesime, me saime Golden Gate'i valmis. See on väga tähtis märgiline nii Rotermanni kvartali jaoks ja kui ka terve Tallinna linna jaoks. Ja loomulikult me alustasime Talsinki ehitamist ja ehitada saab ikka siis, kui sul on kellelegi ehitada ja nagu te ennem siin märkisite, et kas on hea aura, et tõepoolest ma märkasin peale 10-aastast ponnistust, et miks siin ükski planeering miks see planeering edasi ei liigu ja miks need arhitektid, mingi 10 arhitekti on teinud siia erinevaid lahendusi, üks ei tööta ja teine ei lähe ja kolmas ei lähe. Tegin selle energeetika siin korda ja ma räägin ainult geobioloogiast, ma ei räägi mingisugusest asjast. Tegin selle maa-aluse energeetika korda ja kõik asjad hakkasid kohe minema. Planeeringu asjad hakkasid jooksma, arhitektid esitasid head projektid, head tellijad tulid ja lust on teha, kui energeetika on korras. Uskumatu. Kuidas see teil õnnestus? See on lihtne. Ütleme see, mis puudutab siis seda geobioloogiat, seda maa-alust elu, siis ma arvan, et iga inimene on kuulnud kas või vanaisa vanaema käest, et maa all on liikuvad veed ehk veesooned. Ja need ei ole ainult väiksed sooned, vaid need on tihtipeale ka maa-alused jõed ja tekitavad staatilist elektrit ehk inimesele ebamugavustunnet. Siis maa all on kuiva õhukoopad ja märja õhukoopad. Ja on ka veel Hartmanni võrk. Hartmanni võrk ei ole ka mitte midagi muud, kui see on üks hästi paljudest võrkudest. Teame, et kõige suuremad võrgud on ju diagonaalid, meridiaanid, et nende siis kohtumise sagedus on kuskil 400 kilomeetrit korda 400 kilomeetrit, aga Hartmanni võrk, mis siis on sellise sagedusega võrk, või sellise vahemaaga võrk, mis on idast läände 2 meetrit ja põhjast lõunasse 2,5 meetrit ja seinapaksusega kuskil 21 sentimeetrit, ehk sellised alad vähemalt, aga võivad olla ka natukene suuremad, siis need on niimoodi pluss, miinus ja need teevad inimesele aeg-ajalt meelehärmi. Et need kõik asjad on võimalik siis ütleme, kuidas öeldakse, neutraliseerida ja asjad hakkavadki töötama. Nii lihtne see on. Kuidas teil patarei merekindlusega läheb?
otsime sinna ikkagi veel täna lahendust, et aeg, nagu me teame, välisinvestorid on kõik kadunud, Patarei merekindlusesse sobib tõenäoliselt üks äge spa-hotell, üks koht, kuhu sa lihtsalt lähed ja kus sul on põhjust olla mitu päeva järjest, vajadusega sealt üldse väljas käia. Aga sellele sobib teistsugune omanik kui mina. Ma võin olla kaasomanik, aga see on keegi teistmoodi omanik. Eks mul neid huvilisi on, aga praeguseni käivad otsingud. Nii et see, mida ma ostes riigile lubasin, et ma teen muuseumi valmis ja konserveerin selle merekindluse, et ta ei laguneks edasi, selle ma olen kõik juba ära teinud. Kui arvestades seda, et me oleme siin üle elanud või mis meie, aga tegelikult on Euroopas 4. sõja-aasta ja me oleme ühe suhteliselt vaenuliku riigi piiri ääres, siis kuidas nende investoritega siin Eestis üleüldse on, et kas on see, nagu aeg-ajalt räägitakse, et mida rohkem me sõjast räägime, seda rohkem raha välisinvestorid siit välja tõmbavad või on see ülepaisutatud? See ei ole üldsegi ülepaisutatud. Minu meelest uusi välisinvestorid minu arust ma ei tea ühtegi, kes siia on tulnud, võib-olla äkki mõni on mingi pisikene kuskil, midagi tõsist kindlasti mitte, kes on vähegi saanud, on ära läinud, nii et tegelikult neid ei ole ja see on halb asi. Ja üldse see sõja teema ja 4. aasta ja see sõda on sõda, aga kuna Euroopa tänane põlvkond pole sõda näinud, siis nad mängivad sõda paberi peal. Ja ütleme, et ühest küljest, kui sõda algas, räägiti, et sõpra pekstakse, 4 aastat on läinud, sõpra pekstakse ikka edasi ja nemad arutavad 20. sanktsioonipaketti. Kui nad oleks ajalooraamatut lugenud, siis ükski sanktsioonipakett ei ole mitte ühtegi agressorit siiamaani peatunud viimased 300 aastat. Ei Põhja-Koread, ei Venezuelat, ei mitte kedagi, mitte ükski sanktsioonipakett, ei Iraani, elavad ikka oma elu edasi. Nii et ja kui sellest 20. paketi arutamise juures veel pole aru saadud, siis tõenäoliselt tuleb siis oma homset päeva ikka oodata ja kuni miski muu asi siin elus selgeks teeb, et sõber on sõber ja rahu on rahu. Ja sõda on sõda. Kui me räägime sellest, kuidas Eestil tervikuna läks, siis kuidas teile valitsuse praegune tegevus meeldib? Nagu ma ütlesin, ma ei taha kiruda, et loomulikult eks segadust on olnud palju ja maksud maksudeks, aga kõik ju teavad, et kui sa minu meelest, ka mina olen Tartu õiguse lõpetanud ja minu meelest seda õpetati lausa 1. või 2. kursusel, et kui mingi seadusandlik akt vastu võetakse, siis tuleks nii palju pingutada, et 2/3 rahvast, kelle kohta see seadus käib, või ühiskonna osast, kelle kohta see seadus käib, seda toetaks. Siis ei ole vaja luua sunniaparaati, vaid siis ta töötab ise. Siis rahvas tahab seda seadust täita. Aga see kõige suurem alenaljakam, see automaks, ma ei kujuta ette, kui ma ettevõttes peaks asju niimoodi tegema, kas ammu pankrotis, sest et kõigepealt sa lood maksu, keegi aru ei saa, miks, siis sa peaaegu et saad aru, et mujal maailmas makstakse automaksu, miks nii kõrget siis registreerimismaksu peab maksma veel enam ja siis sa hakkad seda muutma, parandama, erisusi looma ja nii edasi, neid kõiki peavad tegema ju inimesed. Kui palju inimesi sa pead selle maksu toimimiseks siis tegelikult tööle rakendama ja ütleme, et ei saa keegi aru. Mina ka. Kas te saate aru, miks ühiskond on muutunud nii kurjaks? Et miks inimesed on nii pessimistlikud, miks iga väiksemagi asja puhul tuleb valida pooli ja kindlasti vastaspoolele piltlikult öeldes pasunasse anda? Jah. Vaadake, mulle üks hea sõber kirjeldas seda, et inimesed on nagu linnumaailmas. Et lendad
tuvi näiteks lendad 3-40 meetri kõrgusele ja see maailm on imeilus, tahaks ise ka liuelda seal. Ja siis on pääsukesed, kes lendavad 300-400 meetrit ja see on veel ägedam. Ja siis on kotkad, kes lendavad 3-4 kilomeetrit ja see on veel ägedam. Meil on kahjuks nii, et meil ei ole neid kotkaid. Enamus on niisugused tuvid ja mõned pääsukesed ja nemad oma seda maailma näevad täpselt selle oma nurga all. Ja kahjuks on inimese, eks me kõik oleme ju mõelnud, miks ta nii on ja kas see võiks teistmoodi olla. Ja see oli üks põhjus ka, miks ma poliitikasse läksin, et ma tahtsin proovida seda kohta natukene pehmendada, küll väljast poolt ja siis ma sain ikkagi aru järjekordselt ja mitmes kord siin elus, et kõik, mida ma tahan muuta, on minu enda sees. Aga inimesed tahavad seda väljaspoolt muuta ja siis mõtled, et aga miks see kurjus ja miks see nagu niisuguse vastandi otsimine, miks selle inimese sees on, miks ta, minu puhul ju räägiti huvide konfliktist, siis ma mõtlesin, et kus see huvide konflikt on, et kui poliitik teeb mingisuguse rahaeraldise selle piirkonna mingi asjade lahendamiseks, kus ta ise kandideerida tahab, et kas see ei ole siis huvide konflikt või? Iga päev on ju meil sees tegelikult huvide konflikt. Ja siis tuleb välja, et linna ja riiki saaks juhtida inimene, kes tegelikult ta ei ole peaaegu mitte midagi teinud, tore kui paar raamatut kirjutanud, võib-olla oma paar kõrgharidust ka ja midagi ei ole teinud, et siis ta nagu sobiks riiki juhtima, et siis tal nagu huvide konflikt ei ole. Aga temal on ka huvide konflikt olemas. Nii et meie enda sees on see huvide konflikt olemas ja ma arvan, et see mõnisada aastat niisugust iseseisvat Eesti inimese mõtlemist on natukene liiga vähe, et sa suudaks nagu kotka moodi mõelda ja suuremalt seda maailmapilti näha. Eks me elame oma konflikti läbi ja küll oled mõelnud, et huvitav, millal see nüüd lõppeda võib või kas see kuidagi läheb paremaks ka, aga ma arvan, et lisaks minu põlvkonnale veel üks järgmine põlvkond ka ikka paneb ikka korralikult vastu seina, ennem kui see konflikt, mis meie enda sees on, siis nagu oluliselt muutuma hakkab. Poliitikute puhul öeldakse, et meil on tulnud nagu teise põlvkonna poliitikud ja need ei ole enam need, mis oli esimene põlvkond pärast taasiseseisvumist. Aga kuidas ärimeestel on? Et tegelikult ärimeestel ju meil tuli ka pärast taasiseseisvumist päris vägev põlvkond. Te ise kuulute ka sinna. Kas äris ja ettevõtluses noor põlvkond, uus põlvkond on lootustandvam kui poliitikas? Ma arvan, mulle tundub küll, et eestlasele on natukene omane niisugune nutikas lähenemine, kõik need ütleme siis tehnoloogia võimalused ja nii edasi, et ega see ongi tuleviku Eesti võimalus ja ütleme tänased Wise'i ja Bolti-sugused ja Veriffid ja veel üsna mitmed, kes tegelikult, kes oma siin loodud toodet saavad tegelikult üle piiride kergesti müüa. Et selles mõttes on eestlasel on hea omadus selles vallas edukas olla ja ma ei ole seda meelt, et noored ettevõtjad on kuidagi ei suuda läbi lüüa. Pigem suudavad. Aga ma tõepoolest, poliitikas, ma ei näe täna sellist, kes suudaks mõelda natukene kas või soomlase moodi, kas või Soome presidendi moodi või. Soomlased on ju läbi aegade tegelikult mõelnud oluliselt kainemalt ja oluliselt pikema perspektiiviga, mulle vähemalt tundub nii. Ma olen kuulnud ka sellist ütlust, et aga soomlased on hästi enesekindlad, et neile tundub, et nad on olnud kogu aeg võitjad. Et sõltumata sellest, et nad osa karjalast kaotasid, on neil ikka selline võitja mentaliteet, mida meil ei ole. Täpselt nii on. Ja kui me räägime nüüd riigi visioonist, siis mind isiklikult häirib see Poola ja Balti riigid. Mina tahaks hakata rääkima Eesti ja Põhjamaad. Vaadake kõik need
NATO artiklid ja kogu see NATO olemus ja siin on päevaga kõik muutumas tegelikult, aga üks on meil ühine Soome ja Rootsiga ja kogu Põhjamaadega. Meie oma julgeolek, meie oma piir ja ajaloogu on näidanud, et ükskõik, kas probleem on soomlastel või probleem on meil, ühte või teistpidi me oleme teineteisele appi läinud juba muidugi. Aga tark on see, kui me elakski ühte rütmi, looks peaaegu et ühist sõjaväge, teeks õppusi koos, räägiks koos, oleks koos rohkem. See, mida sealt Poola ja Balti riikide poolt siia tuleb, no sellest, no see on nii õhkõrn lagunema, et üks otsus kuskil ja oleme jälle üksinda, nagu me siin ajaloos olnud oleme. Ma tuleks selle põlvkondade teema juurde tagasi, et minu meelest nii äris, aga ka poliitikas on paljud inimesed, võimekad inimesed lihtsalt liiga vara nii-öelda siirdunud pensionile. Te teate ju ka, et paljud inimesed, kes ärisse koos teiega tulid, kes on tuntud ettevõtjad, on juba faasis, kus nad annavad oma ettevõtted lastele üle ja nii-öelda käivad purjetamas ja koeraga jalutamas ja lihtsalt puhkavad. Kas me läheme sinna puhkusele äkki liiga vara, et tervis on hea ja vanus ju ka veel ei anna välja? Inimesed on erinevad, et kes meist ei tahaks mööda maailma ringi matkata ja raamatuid lugeda ja kaunite kunstidega tegeleda. Aga igav võib hakata? Võib jah, aga mina olen, kuna iga elu on erinev ja mina olen selle üle ka mõtisklenud ja olen otsustanud, et mina töötan kuni lõpuni. Et ma olen loodud töötama ja teenima ja teen seda edasi. See ei tähenda seda, et mina oma lastele ei jaga ega ei kaasa, et ma võin täna täitsa rahulik olla, et ma arvan, et minu lapsed saavad ka sellega hakkama, mida mina siin täna teinud olen. Küll oma käekirjaga natuke, aga jänni ei jää. Kas te poliitikasse kavatsete veel oma nina pista? Ma olen seal juba teist korda käinud ja ütlesin, et nagu ei läheks rohkem, aga tunnen ikkagi natuke vastutust ka ühiskonna ees ja olen mitmeil kordi öelnud, et kui avaneb Eestis võimalus osaleda haridusreformis, siis sinna ma kavatsen küll panustada oma nõu ja jõuga, sest et kogu see haridussüsteem on, nii nagu paljud meie asjad on väga nõukaaegsete märkidega. Miks ma seda räägin? Ma ei taha kellegile liiga teha, kogu meie hariduse juhtidele, õpetajatele. Ma kohtusin nendega valimiste ajal paljudega, nad on väga pühendunud, väga teevad, aga kui meie riigis tihtipeale ei osata siis visiooni võtta, kuidas tulevases maailmas nagu hakkama saada, no siis haridus on ju inimese nagu kogu vundament üldse. Et miks ma seda veel nagu räägin, mina olen kõik oma lapsed, kes vähegi on saatnud siis gümnaasiumisse välismaale, uskuge, asjad muutuvad oluliselt, asi muutub päris eluks. Inimene hakkab mõtlema, miks ta õpib, kuhu ta minna tahab, kas tal on seda vaja, teist vaja, ise majandama, ise enda eest seisma ja nii edasi, siis ma ütlen, meie haridussüsteem kahjuks väga seda ei soosi, vaid käib niisugune PISA testi nimel mingite valemite pähe tuupimine, mis tegelikult elus sind väga palju ei aita. Missugune võiks tulla Urmas Sõõrumaa aasta 2026 või ma ei tea, kas te üldse teete niimoodi plaani, et istute seal oma kontoris laua taga ja mõtlete, et ärimehena kindlasti peate, sest te muidu lihtsalt ei saa, muidu te hävite. Aga kas te nagu mõtlete, et nii äriplaanis, isiklikus plaanis, võib-olla veel mingisugune ka ühiskondlikus plaanis silma paistmine, järgmine aasta meil on presidendivalimised? Ja, et eks me ikka mõtleme, ütleme, niisugune üldine visioon on ees, aga ma proovin harjutada seda, et ma olen hetkes. Et teadupoolest, ma olen iseenda kohta, kui on küsitud, kes sa oled, ettevõtja, ärimees, ma ei tea, kes. Ma olen elukunstnik suure tähega ja ma olen looja, ma loon ise, aga luua on võimalik ainult hetkes. Et kui ma proovin kellegi või enda asja kas või järgi teha või kopeerida või seda ei ole võimalik. Luua sa saad alati uut asja.
kui sa hakkad midagi kuskil kedagi jäljendama tegema, siis asjad ei tule hästi välja ja selles mõttes ma proovin ennast mitte väga koormata sellega, et ma panen mingisuguse pika eesmärgi ja siis jään sinna kinni, siis mu loovus kaob vahepeal ära. See ei tähenda seda, et mul nagu üldpilt on kuidagi nagu kuidagi eesmärgistatud ja arusaadavana. Urmas Sõõrumaa, aitäh selle aasta lõpu jutuajamise eest ja ilusat jõuluaega teile! Aitäh ja teile ka ilusat jõuluaega ja kõigile eestimaalastele ja jõulud on selline aeg, et pöörduge enda sisse ja vaadake, et see, millega te tegelikult rahul ei ole, on teie enda sees ja kui te seal ära klaarite, siis väljast muutub kõik palju ilusamaks. Aitäh!